Tere hommikust, mina olen Saara Laurik ja mina olen PÖFFi programmi koordinaator. Ja tere hommikust, mina olen Heidi Mardisoo ja olen PÖFFi turundusjuht. Ja mul on täna rõõm rääkida teile kahest filmist, mis täna linastuvad meie programmis. Need filmid teeb eriliseks see, et mõlemad on maailma esilinastusega täna. Ja esimene film ongi meie debüütfilmide võistluses linastuv Abielu. Abielu räägib siis ühest Kosovo noorest kihlapaarist ja kohe filmi alguse stseenidest on selge, et siin on olulised just mineviku teemad, et siin film algab sellega, kui selle noore naise vanemaid otsitakse, et nad on olnud kadunud Kosovo sõjast saadik ja nad on ühishaua kaevamise juuresolekul. Ja nad küll uudiseid ei saa, nad lähevad tagasi linna ja siis nad kohtuvad selle peigmehe Bekimi nooruspõlve sõbraga, Nolliga. Ja neil on koos tore õhtu ja peagi saab selgeks aga fakt, et Noll ja Bekim ei olnud aastaid tagasi lihtsalt sõbrad, vaid ka midagi enamat. Ja nii tekibki selline armu kolmnurk ja sealt juba sündmused jätkuvad. Et tegemist on väga hea draamaga. Armu kolmnurga teema on väga põnevalt ja nüansirohkelt seal üles ehitatud ja tegemist on siis Blerta Zekiri esimese mängufilmiga. Ja tänasel linastusel on režissöör ise ka kohal ja kohal on ka näitlejad. Ja teine film on USA indie-film Uus raha. See räägib ühest noorest naisest, kellel ei lähe elus võib-olla kõige paremini. Tal ei ole nagu väga head tööd, tal on kerge narkoprobleem ja tema suurim lootus on see, et ta saab oma isalt oma 30. sünnipäeva puhul palju raha. Aga kuna ta isa on kahjuks dementne, siis ta on küllaltki palju oma uue naise käpa all. Ja Debile peategelasele saab varsti selgeks, et ta ilmselt seda raha siiski ei saa. Ja siis koos oma boyfriendiga nad võtavad ette üsna kardinaalsed sammud, et see raha siiski kätte saada. Et mis mulle meeldib selle filmi juures on see, et ta räägib nagu USA ühiskonna võib-olla võiks öelda luuseritest, et ükski nendest tegelastest ei ole seal silmnähtavalt väga edukas või ei ela väga head elu, ja see on toredaks kontrastiks sellele, mida tihtipeale me USA filmidest näeme, kus tegelased kõik on rikkad ja ilusad ja nad elavad täiuslikku elu, et see rohkem räägib nendest inimestest, kellel ühiskonnas võib-olla ei ole nii lihtne. Ja tänasel esilinastusel on kohal ka režissöör Jason B. Cole ja ka näitlejad. See peategelane Debbie, keda kehastab Louise Krause, on ka PÖFFil varem käinud ja on küllaltki tuntud indie-näitleja. Kindlasti soovitan ka peale linastust jääda istuma, toimub põnev vestlusring näitlejatega, mis annab minu meelest linastusele tihti hästi palju juurde, sest saab esitada küsimusi ja saab kuulda rohkem filmi tegemise telgitagustest. Mina teeks lühikese ülevaate eile alanud Industriat Tallinn eventist, mis on audiovisuaalvaldkonna professionaalidele suunatud ürituste sari. Eile sai see avapaugu suurejoonelise Euroopa eesistumise konverentsiga, mille nimeks oli Pictured Futures ja esimene päev, mis siis toimus eile, täna on teine päev, oli peamiselt pühendatud siis Euroopa audiovisuaalvaldkonna seadusandlusele ning ärimudelitele ja toimus mitu väga põnevat paneeli. Ühes paneelis näiteks osalesid ka esindajad Google'ist, Netflixist, meedia ja andmete siis direktoraadist oli juht kohal. Samuti oli meil kõnelemas Barak Berkovitš MIT Media Labist, kes tegi põnev ülevaate eksponentsiaalsetest tehnoloogiatest ning muudatustest, mis meid siin ees ootab ning hoiatas, et me alles oleme siin lävepakul, kus muutused alles muutuvad kiireks. Põneva ettekande tegi ka Sky Groupi CEO, juht. Sky Group on üks suurimaid investoreid, kes siis investeerib rahasid
content'i ning samuti oli põnev arutelu ja temapoolne vaade, kuidas siiamaani on filmimaailm suhteliselt vähe veel vaadanud, mis on nii-öelda publiku eelistused ja nii edasi ja järjest rohkem hakkab nii-öelda andmed ja kogu see pool tegelikult ka mõjutama filmide enda tegemisi. Siis lisaks täna õhtul, täna veel toimub päev otsa konverentsi, kus on fookuseks rohkem visioonid ja selline tehnoloogiate pool ja siis future of content pool. Täna õhtul teise üritusraames toimub põnev sündmus nimega Black Nights Catwalk, kultuurikatlas, kuhu siis on ühendatud nii mood, muusika, disain ja siis ühel õhtul siis sulatatakse kogu see maailm põnevaks ühiseks selliseks show'ks ja sinna on kõik inimesed ka oodatud, sinna saab pileteid osta veel. Siis lisaks sellele 29. ehk siis kolmapäeval toimub teist korda Storytech Foorum, mis on pühendatud siis puhtalt jälle sisuloomele ja tulevikule, kus me arutame erinevaid tehnoloogia teemasid, samuti IP-õigusi ja selle ümber toimuvat ja kindlasti tuleb väga-väga põnev päev. Päevas on 12 esinejat, kes kõik võiks üksinda täita terve päeva, nii et võib-olla seal veel ka mõned kohad on, kui kellelgi on huvi, nii et soovitan väga soojalt. Minu poolt see on kõik ja vaatame, mis siin järgmised päevad toovad. Aitäh! Aitäh!